Enne pipeti kasutamist tuleb seda pesta 3 korda destilleeritud veega ja 3 korda oma lahusega. Selleks täidetakse pipett veerand mahuni ning kallutades ja keerates seda pestakse üle terve pipett. Et vesi ulatuks ka ülemisse otsa, tuleb see pumbaga üles tõmmata, ettevaatlikult, et vesi pumpa ei satuks. Pesuvesi lastakse välja jääkide klaasi. Pipeti täitmisel tekitatakse pumpa vaakum ning viiakse pipeti ots lahusesse mitte sügavamale kui paar sentimeetrit. Pipeti hoitakse alati vertikaalselt ning pipeti näit peab olema silmade kõrgusel. Pipett täidetakse kõigepealt üle märgi. Ülejääk lastakse jääkide klaasi, toetades pipeti otsa vastu klaasi seina. Jälgida tuleb, et menniski alumine serv puutuks märki. Nüüd viiakse vajalik alikvoot oma keeduklaasi. Lahuse väljalaskmise ajal tuleb pipeti ots hoida samamoodi vastu klaasi seina. Lõpus hoida pipeti ots veel paar sekundit vastu seina. Kokkuvõttes jääb pipeti otsa alati mingi kogus vett. See on normaalne ja seda ei pea püüdma välja pigistada. Pärast kasutamist paigutada pipett näiteks filterpaberi peale. Püreti pesemiseks keeratakse allulev kraan kinni ja püret täidetakse veerand mahuni. Siis võetakse püret statiivilt lahti koos käpaga ning keerutades pestakse püreti seinad veega üle. Kui püret on pestud, kinnitatakse see tagasi statiivile. Kraani lahti keerates valatakse pesuvesi jääkide nõusse. Töölahus valatakse pudelist püreti ettevaatlikult ilma lehtrit kasutamata, fikseerides samal ajal teise käega püreti kaela. Püreti allosas oleva õhu eemaldamiseks tehakse kiire kraani liigutus. Kui püret on pestud, täidetakse see töölahusega kõigepealt üle märgi ning siis sätitakse silmade kõrguselt mennisk nullnivooni. Titrimine toimub istudes, segades parema käega klaasi, kui olete paremakäeline, ning vasak käsi on püreti kraani reguleerimiseks. Titrimise kiiruse võib alguses seada suhteliselt kiireks ning muutuste märkamisel võetakse kiirus aeglasemaks. Lahuse värvuse muutudes peatatakse segamine ning titrant lisatakse edasi ühe tilga kaupa ning jälgitakse tilga värvuse olemasolu lahuses. Kui tilk on veel lahuses eristatav, segatakse lahus läbi ning lisatakse järgmine tilk seisvasse lahusesse ning nii korratakse protseduuri seni, kuni tilka pole enam näha. Enne ekvivalentpunkti tuleks destilleeritud veega üle lasta ka klaasi seinad. Registreeritakse lõpp ruumala 2 komakoha täpsusega.